Tere tulemast kuulama Hitijahi podcasti 5. episoodi. Minu nimi on Egert ja minuga koos on siin Mikk. Täna, 29. aprillil räägime NBA play-in turniirist ja võtame kokku viimase 2 nädala põnevamad sündmused. Tere ka minu poolt. Tere tulemast vaatama 5. episoodi. Täna räägime pikemalt siis play-in süsteemist. Süsteemil endal ma tegelikult väga pikalt ei peatugi. Ma arvan, selle rääkisime eelmine saade juba läbi. Kellel huvi, kes tahab teada, kuidas siis play-in süsteem täpsemalt toimub, saab vaadata eelmist saadet järgi natukene. Aga pikemalt siis peatume sellele, kuidas ja kes sinna siis võiksid jõuda. Ja potentsiaalsed match-upid, kes omavahel mängivad, mingisugused põnevamad storyline'id, vaatame, mis me täna suudame kokku panna. Ja teeme ühesõnaga siis kiirema ülevaate, et kes pääseb, kellel ja pikemalt peatuks ka veel schedule'itel. Vaataks, kes mängib kellega, kui palju on otsustavaid match-up'e, mis võivad sõna otseses mõttes siis muuta isegi positsioone, kes on joone peal, kes on siis joone all. Täna räägime siis joonest ehk siis 10. joonest, et oleme siis liigutanud. Jah, ehk siis kes siis jõuab üldse play-in'i ja vaatame siis, ütleme siis neid, kes on 5-6, kes pääsevad siis ütleme puhtalt läbi ja 7-8, 9-10, kes jäävad siis play-in'i süsteemi sisse ja kes jäävad ka välja. Paraku vaatame siis need õnnetud satsid ka üle. Aga sissejuhataks ma tegelikult alustaks sellega, mis on juhtunud. Peale seda viimased paar nädalat, kui me ei ole siin saadet teinud, et alustame äkki siit lääne poolt näiteks, et esimesel kohal jätkuvalt Utah Jazz. Vahe nüüd teisel kohal oleva Sunsiga on ainult üks mäng ja muide on siin laupäeval tulemas väga tähtis mäng, et Suns Jazz omavahel. Jazz on nüüd 3 kaotust ilma Donovan Mitchellita. 3 võitu ka. 3 võitu ka muidugi, jah. Kaotused Timberwolvesile 2 tükki back-to-back. Ja, mida tegelikult üks sats, kes on nii kõrge positsiooniga ja kes eeldab nii kõrget tegelikult jooksu, ehk siis nad tahaksid tegelikult kindlasti olla esimese siidi peal, ei tohiks samale lubada. Ma olen... Küll aga natukene võib-olla näitab, et see, millest me rääkisime siin esimene episood, võib tõele vastata, et Jazz võib-olla ei olegi parim meeskond liigas, aga on kõige tervem meeskond on liigas. Ja. Et mängib kindlasti rolli sellel rekordil, mis neil on olnud, kandev mängija väljas, kaotused ikkagi liiga ühele kõige kehvemale meeskonnale hetkel. Et muidugi Kätt on tagasi ja võib-olla see rekord päriselt ei peegeldagi seda, kui hea Timberwolves hetkel on, aga kindlasti mitte nii hea, et nad peaksid mõlemad mängud ära võtma Jazzi vastu. Jah, samas Piisist on jälle ilma jäetud ja kuigi ütleme, Rukki tegelikult mängib päris hästi. Number 1 pikk Edwards, selle aasta oma, et on tegelikult on näha, et seal on potentsiaali ja mulle tegelikult väga meeldib. Olen see meeskond oskab kõike teha praktiliselt. Võib-olla kõike mitte super hästi, aga oskab kõike teha ja kui midagi neist veel väga hästi tulevikus, siis tegemist on kindlasti väga domineeriva mängumees. Füüsiliselt väga võimekas mängumees, aga tagasi Jazzi juurde ja Donovan Mitchell juurde, siis Donovan peaks tagasi tulema mai esimese nädalal ja ma usun, et viimased... nädala pärast, et ütleme, ma arvan, et 2 mängu jätab veel vahele. Vähemalt 2 mängu jätab vahele ja kui Sunsiga on nüüd väga tähtis mäng, järgmine tuleb Raptorsiga, kes ka on küll tabelis tagapool, aga ei saa kindlasti öelda, et on kerge vastane. Raptors tahab võita, 2 kaotusid, kui Jazz langeb esimeselt kohalt tagasi. No neil ei ole nüüd kõige keerulisem graafik, et meeskonnad, kellega nad edaspidi mängivad, ei ole nüüd tabeli tippmeeskonnad kõik siis peale neid mänge, aga jah, ma usun, et Jazz sinna tippu jääb, teisel kohal Suns, eks me näeme laupäeval juba täpsemalt, et Aga viimase aja tegelikult nagu vorm on läinud kehvemaks, ei saa seda salata, et Mitchell on nii oluline mängija nende jaoks, et see tegelikult annab kõvasti tunda ja seda on ka nagu mängupildis tegelikult näha, nii et aga edasi liigun siit tegelikult Clippersile, kes on ikka veel 3. positsioonil, Clippers on 2 mängu järjest kaotanud, Kavaist võib-olla peatume natuke Kavai peal kah, et ei ole meest näha, mis toimub. Kavail on väiksed vigastused, nagu ikka alati on olnud, et siit on haige, sealt on haige, natukene siin jalg välja väänatud, aga Clippersil tegelikult hoog on hea olnud. Et ka ilma Kavaita, neil on 10 mängust 7 võitu ja 3 kaotust. Kavai peal tulend tagasi, siis ta on 10 viimasest mängust ühe ainsa mänginud kaasa. Mis muidugi on veel huvitav, mida me pole võib-olla maininud veel oma podcastis on veel see, et Cousins on sõlminud püsiva lepingu nüüd. Ja mängib väga hästi kusjuures, et palju paremini kui Rocketsis mängis, aga Rocketsis tal pidi olema kandvam roll, ta võttis 5-3 mängus, ei pannud neid hästi ära keskmiselt, mingi 30-32% võib-olla. Ei olnud nii hea, aga Clippersi eest tal on palju parem roll ja on hea olnud. Kas näed, et võiks olla ka Cousins kandvas rollis? Nüüd üks päev siin mängis just hiljuti, aga
ta teeb piisavalt oskust, tema, ütleme, suurim konkurent hetkel on Zubac, kes mänguliselt kindlasti, aga ma mõtlen seda, et kandev roll selle koha pealt, see ei ole see mees, kes kannab play-off'is enda meeskonda edasi. Ja ma just mõtlen nagu võistkonna siseselt nagu tsentri koha peal, mitte võib-olla seda, et kes nüüd seeriad, mees, kes läheb seeriad võitma, selle jaoks on, me teame väga hästi, kes seal satsi on üles ehitatud, kelle peale on üles ehitatud, aga just nagu sellist meeskonna siseselt, me teame, et Ibaka on pikemalt vigastatud, ei tea, kunas tuleb tagasi, tegelikult täpselt informatsiooni pole. Kui tagasi tuleb, kas saab mängidagi? Reaalselt on selline küsimus ikkagi, et... Ma sinna tegelikult tahtsingi jõuda oma küsimusega, nii et... et jah, Cousins on praegu need minutid ikkagi väga hästi ära võtnud. Jep. Et selles mõttes, et on näha otsest konkurenti tegelikult Zubacile, et seal mängu aeg tegelikult kõigub ja ei oleks välistatud, kui mõlemad jagavad selle aja 20 ringi pluss. Cousins on parem, Zubac on kaitses parem. Jah, kindlasti. Ma arvan, et valikud väga paljult olenevalt sellelt ka, mida meeskonnal vaja on selle hetkel rohkem. Kui Kawhi, Paul George, meil siin kõik muud mehed terved on, ma usun, et rünnakul on rohkem abi vaja võib-olla kui kaitses. Ütleme, et loome sellise ulmelise pretsedendi, et Clippers lõpetabki 3. ja Lakers lõpetab põhjus 6. mis on, ütleme, teoorias on võimalik. Me tahame selle panna kohe, et millist rolli see siis näeksid tegelikult Cousinsil, kes on tegelikult mänginud mõlemal pool, siis ütleme, et kui palju temal kasu oleks sellest reaalselt. Matchup, ma arvan, et ta ei ole Davise pidurdaja nagu kindlasti, aga Davist jälle välja tõmmata sinna arvatavasti võib-olla nüüd ka täna, kus on Drummond on mängus võib-olla, siis võib-olla tegelikult mängiks ta võib-olla rohkem isegi Drummondi vastu, ma näen, et võib-olla täna on Cousins rohkem moderne selline 5, kui võib-olla isegi 4 peale panna. 4 peale on mehi tegelikult piisavalt palju Clippersile, keda mängitada võib-olla seal pool. Ma usun, aga ühesõnaga ma arvan, et selles matchupis, kui nad oleks terved, oleks põnev, aga ma eelistan Lakersit. Et nad on langenud tahapoole ikkagi vigastust. No me teame ka tänu millele. Jah, nii on. Okay. Mitte line-upi pärast. Liigume edasi. Jah, ma tulengi Nuggetsi kohta ja liigun siit tegelikult ka Nuggetsi rösteri, siis ütleme viimase muudatustega. Ja me kõik teame, et Jamal Murray on vigane, selle peale peatusime eelmine kord natukene pikemalt ka, aga tahest tahtmata me ei saa mööda Nuggetsist minna. Tegemist on niivõrd hea vaadatavusega meeskond, piisavalt nagu kõne ainult meeskond, ma ei tea, kusjuures kedagi, kellele Nuggets ei meeldiks. On nagu palju siuksed, on sellised nagu pool, et nii ei ole fännid, aga sümpaatne aga pigem on nagu sümpaatne ja me teame kõik kelle pärast, aga selle ma pikemalt ei peatu, vaid pigem on see teemaks, et Will Barton on väljas, on Monte Morris väljas ja kas Denveril on veel jõudu, et tegelikult püsida selles kui teised mehed juurde panevad, nagu nad seni pannud on, siis ma ei näe, et nagu ei ole põhjust. Et... Ma tean, kuhu sa sihtisid. Tahtsid kindlasti tuua Michael Porter Jr. nimesi mängu. See on ka kaardikogujatele väga palju Michael Porteri kogujaid tean ja tema rookie-kaardid ikkagi paar aastat tagasi tuli välja, et on levinud ja on endalgi mõni kõrvale pandud ja Michael Porteril on palju fänne. Ta oli ka tegelikult juba kolledžist välja tulles, et kui vigastada ei saa, siis oli teada, et tuleb hea mees ja väga hea mees on praegu, et ka okei kaitse, ma ei ütle kindlasti mitte hea kaitse, aga viimasel ajal on ka kaitses täitsa okei. Tal on suurust, mille peale rajada seda kaitset ja tal on kõrval on pool milsab, kelle on kehvad, aga füüsis on ok. Aga rünnakul asendamatu viimase paar nädal keskmine 30 punkti, me teame, et liiga 3. aasta mängija kohta on ikka ulme. Et liiga siin parimad mehed viskavad siin keskmiselt üle 30, nii et ma usun, et skoorijana on seal meeletu potentsiaal ja ühel päeval võib-olla isegi Denver number 1 skoorija, miks mitte, et ma usun küll, et ta võib saada selles. Aga näed sa, et nii kandvate mängijat, et nagu on siis täna, ütleme, siis ma toon siia Morrise ja Bartoni, kas Denver suudab tegelikult hoida sinna Sansiga, ütleme. Ma ütleks, et nad ei suuda nendega tempot hoida ja play-offi koha pealt ka, et kui me natuke kaugemale vaatame, siis ma arvan, et kahjuks Murray kaotusega Nuggets on contender, aga ma arvan, et jääb puudu kõvasti, et kas kõvasti jääb puudu ühesõnaga, et väga kahju. Ma pigem olen nõus, aga siitkohalt ma liiguks edasi. Ma läks kusjuures siitpoolt idasse, sest et me tuleme eelnevate või siis järgnevate meeskondade juurde hiljem tagasi ja räägime siis pikemalt nende peale, peatume pikemalt, aga idatabelis ikka veel number 1 Brooklyn Nets. Ei anna küll pead, kes ka eelmine nädal, kui me tegime saadet, oli Brooklyn esimene või oli siis oli Philly juba, aga seal ei ole väga vahet ka, et vahed on niivõrd väikesed, üks mäng, üks võit, üks kaotus vahe, siis praegu teisel kohal oleva Phillyga. Aga mängida pole palju enam, nii et iga mäng on põhimõtteliselt arvel siin. Just. Harden ei mängi vist põhihooajal enam ühtegi mängu. Ma arvan, et Netsil ei ole vahet mitmena nad lähevad play-offi sisse. Et nad puhkavad praegu mängijaid, hoiavad, üritavad terveks saada kõik, et olla play-offiks maksimum löögi valmis. Olen nõus sellega. Just. No Markus ka siin nüüd väljas jällegi meeskonnast, nagu rääkisime eelmine nädal ja palju rohkem hetkel ei olegi rääkida siin
mõned mängud on viimasel ajal neil olnud, Raptorsi vastu võit, Sunsi vastu tuli väga hea võit, siin oli, ma pakun, et väga paljud said vaadata, pühapäevane varajane mäng oli. Väga hea mäng oli muide. Eesti publikule kindlasti meeldivad need pühapäevased mängud, mis on natukene varasemaks toodud, nii et on. Aga võeti siin enne Celtics maha, siis oli muidugi kaotus Raptorsile, jälle võit Netsi või sinna Pelicansi vastu, et soliidne praegu jooks on ja meeskonnale ja eriti arvestades, kuna ei ole mingit stabiilsust sellist olemas. Võib-olla kõige suurem küsimus, mis on see, mida rääkis siis ka Nash, et meeskonnal ei ole, nad ei ole kaua koos olnud, neil ei ole olnud sellist võimalust tulla üle nii-öelda suurtest probleemidest, et kui sa oled playoffis, teine meeskond satub hea runni peale, esimese mängu kaotasid, igasuguseid asju juhtub, playoffi jõuavad ainult head meeskonnad ja oled 15 teises mängus taga ja siis kust tuleb see jõud üle minna või jõud kokku võtta ennast, ei ole oldud selles olukorras selle meeskonnana varem. Kuigi mängijad iseenesest on ju eraldi olnud ja igasugused kogemustega ja kõik on olemas, aga ise Netsi fännid kardavad ka seda kogemuse ühtsuse puudumist hetkel. Et see võiks olla nagu kõige suurem, et Netsi kõige suurem vastane playoffis ja üleüldse võiks olla nemad ise põhimõtteliselt. Väga hea argument, kus ma olen suga isegi osaliselt nõus täiesti, et seal on kindlasti kõige suurem probleem nende jaoks, aga Philadelphia juurde edasi, nende kõige suurem probleem on ikkagi vigastused. Osaliselt küll sa mainisid ka Natsi. Nagu sa tegelikult mainisid ka Netsil, halb aasta on. Aga oli just hiljuti siin Simmons väljas ja kõik 4 mängu järjest kaotati, nii et kui sa vaatad statistiliselt, võib-olla Simmonsi nagu osakaal ei tundugi nii väga suur olevalt. Et ta võib-olla punktide arv on see aasta langenud, natukene lauapallid on langenud, söödud on langenud, kaitses on statistiliselt kehvem, aga tuleb välja, et mees mängu mootorina. Siin on ikkagi see, et kui sa mänge vaatad, siis sa saad aru, eks ole, põhimõtteliselt, et numbrid ei näita pooltki sellest, et millise mehega on tegu ja millist rolli ta seal mängib. Teda ennast, nagu ma aru saan, ka ei huvita vist nii väga see skoorimine, et ei huvita enam seda, mida räägitakse, ei ole vaja visata seda 3, no kui see ei ole see mängija, siis ei ole. On suureks kasvanud, ütleme niimoodi, et on sellest üle saanud, teab oma tugevusi, mängib oma tugevustele ja tundub, et kui on mõlemad platsi peal, nii Simmons kui ka Embiid, siis on tegelikult meeskond väga ohtlik. Väga tugev tiitli konkurent. Ei julge öelda, et oleks nõrgem meeskond ka järgmine, kes on tegelikult tabelis, meie Milwaukee Bucks. Oleme osalt peatunud nende peale pikemalt, võib-olla isegi täna ei peatu väga. Kui suures Milwaukee Bucksist oleme läinud suht sujuvalt alati üle, mida me teeme ka ilmselt täna. Et me võtame mingi saate, lubame, kui play-offi saade tuleb, siis keskendume neil pikemalt. Ja võib-olla järgmises saates vaatamegi, siis teemegi järgmise saate peale seda, kui on juba play-offi meeskonnad selged 2 nädala pärast eeldatavasti, et siis saab võib-olla ka natukene rohkem oma osaga siis Milwaukee fänn. Kindlasti on, ma usun Giannisel kui Euroopa korvpallikooli. Me ise ei ole kumbki lihtsalt suurimad fännid sellel meeskonnal, ega ma Giannise vastu mul ei ole ka muidugi midagi, aga lihtsalt ei ole fänn, et ei ole nii hullult silma peal hoidnud ka. Siit ma kohe liigungi edasi New York Knicksi poole. Võtame siis saate põhiteema ja räägime play-in meeskondadest, kes me arvame, et võiksid mängida play-ini piiri peal või jääda siis play-offi või siis play-ini põhimõtteliselt meeskonnad, kes võivad lõpetada 7. kuni 10. positsioonil. Seal on siis ka 11, võib-olla 12 meeskond ja 4-5-6. Jah, vaatame siis lähtuvalt tabelist ja jälgime ka siis natukene eespoolavad meeskondi, kes tegelikult play-offi jäävad, aga võib-olla ei kuku siis sellesse runni sisse. Ehk siis alustamegi New York Knicksist, nagu ma siin rääkisin sissejuhatuseks juba. New York on sellises huvitavas seisus. Ma usun, et nad ei oodanud. Ma arvan, et keegi ei oodanud jah, et on nii kõrgel kohal oleks. Et on veel jäänud, ütleme, tosin 10 mängu, 10 meelegina on siin kuskil 10, natukene isegi alla 10 mängu on juba tegelikult jäänud enamus meeskondade mängida. Top 4. Miks top 4 idas, jah? Play-offi ülemise bracketi meeskond hetkeseisuga, et ei ole midagi öelda. Väga muljetavaldav. Miks nad on? Jah, just tahtsingi jõuda tegelikult. Ma arvan, et suur osa selles on Julius Randle'il ja Julius Randle'i mängult. Kui sa oled sattunud vaatama, kindlasti oled sattunud vaatama New York Knicksi, nad on mänginud ka nüüd siin pühapäevased mänge, kuna tegemist on idameeskonnaga ja saavad kodus ka mängida need varasemad mänge, mis siis Eesti telepubliku maasikad on. Ja Julius Randle on A-jooses meeskonnast. Ta toob isegi palli üle, ta jagab söötu, tal on, ma kujutan ette, kui oleks selline ka hokisöötude lugemine NBA, siis Julius Randle'i osakaal nendes osas ka väga suur, nagu Knicksi ütleme kogu söötude arvust. Pidevalt otsitakse teda reaalselt. Kaart tuleb üle, isegi kui ta ise ei tule, siis kaart tuleb üle, ikkagi jällegi läheb läbi jälle mingi seina. Ja statistika ei valeta, ütleme niimoodi, et 29 punkti, ligi 10 lauda, 6 söötu.
mees väärib All-Stari, midagi pole öelda. Täiesti All-Stari numbrid, need on ikka suurepärased numbrid tegelikult. Et... Ja Knicksil pole ka tegelikult suuri tagasilööke olnud siin viimasel ajal. Et okei, see Mitchell Robinsoni vigastus ei ole tegelikult olnud nii võib-olla rusu, kui ma tegelikult alguses kartsin, et võib-olla isegi tuleb. Mõelda, kui hea võiks Knicks olla, kui Mitchell Robinson oleks täie jõu juures veel. Ja seal kindlasti annaksin ühe käigu juurde, aga peatugin Nerlens Noelil. Ja Nerlens just tegi nädala keskel kui sa tead sellist statistit, kindlasti sa tead, numbrit nagu 5x5, mida mängijad teevad. Hakimi leiva number. Siis jah, ja kus äkki ma isegi arvan, et meil üks vene poiss mängis kunagi siin Utah Jazzis, kes ka päris tihti tegi, kellel statistiliselt kaitsenumbrid väga võimsad, aga jah, 47 siis, kes siis nooremad korvpallisõbrad võib-olla ei mäletagi Andrei Kirilenkot, aga jäi siis just Nerlensil puudu siin paar päeva tagasi just 2 söötu, 1 stiil siis legendaarses 5x5, et see on selline väga äge statistiline number, mida mina kui suure sellise kaitsenumbrite jälgijana ikka tihti vaatan ja see on väga muljetavaldav. Fantasy sõpradele super. Sinna ma sihtisingi jah, et kõik, kes natukenegi vaatavad. Aga Knicksi siis schedule'ist on siis jäänud 6 mängu veel võõrsil mängida. Tuleb siis pikk seeria 3. mais 12. vastasteks Houston. No võib-olla kes ei ole kõige raskem vastane tänasesse. Houstoniga on jällegi see olukord. Esiteks on neil praegu hästi palju vigastusi. Mina fännina jällegi, nii kui Houstonit mainitakse, ma võtan kohe sõnasabast kinni. Aga Houston on selline meeskond, kes võib hammustada. Et mängijatel kvaliteeti on. Knicks võib vabalt selle mängu ära anda. Neil tuleb veel Memphis ja Denveri ja Sunsiga mängud, mis on kõik palju raskemad muidugi kui nüüd Rocketsi mäng, peale seda veel Clippers ja Lakers. Ja kõik on võõrsil, nii et Knicksil on väga raske seeria ja see hooaja lõpetavad siis kodus San Antonio vastu ja siis 2 suhteliselt olulist mängu otseste konkurentide Hornetsi ja Bostoniga. Kui juures see võib hooajal need lõpumängud, kus on need täpselt kohamängud on ikka ulmepõnevad. Jah, põhimõtteliselt tegelikult hakkab play-in juba varem. Ei hakkagi nüüd sellega just, kus nüüd kuutatakse play-off või play-in süsteem välja, vaid tegelikult hakkab juba eelnevate mängudega. Okei, kui tahad veel filosoofilisemaks minna, siis play-in tegelikult hakkab hooaja esimese mänguga juba. Aga ütleme siis niimoodi selles raames, kus me täna räägime, siis play-in'i mängud reaalselt hakkavad natukene varem juba, sest et otsesed match-up'e tuleb päris palju ja me jõuame nendele täna veel. Just, aga Knicksil on siis 9 mängu ees. Siis maikuust alates ja mis sa arvad, mitud nad neist võidavad? Kui sa lugesid siin tegelikult ette selle match-up'ide listi ja loetelu ja siis ma arvan, et kodus nad võtavad, ütleme sellest 3 mängust Hornetsil on vaja, kõigil on neil vaja tegelikult võita. Hornetsil ja Bostonil ja Spursil kõigil on vaja võita ja lisaks reaalselt meeskonnad, kes on ees, Lakersil on vaja võita, Clippersil on vaja võita, Sunsil on vaja võita, Denveril on vaja võita, Memphisil on vaja võita ja ainus meeskond, kellel ei ole vaja on Rockets. Reaalselt kõik meeskonnad on kindlasti väga motiveeritud. Ma ütlen nendest maikuu mängudest, sest samast 9 kui nad üle poole võidavad. Ma arvan, et 5 võita ja 4 kaotust on väga hea. Ma arvan, et see on väga hea, aga ma julgeks nii hästi pakkuda. Ma pigem ütlen 4-5 või 3-6. 3-6, jah. See ei olnud kindel vastus, aga ma arvan, et kui tegemist on raskete mängudega, Alec Burks on küll tagasi nüüd Covidist, see annab ühe käigu juurde Knicksile, aga ta on selline pigem sellise terava käega shooter, kes viskab 3-st ligi 40%-ga 12-13 punkti mängus. Ma arvan, et see on hea käik, mis Knicksil tuleb juurde, aga see ei ole rohkem kui 3 võitu. No see on aus pakkumine. Mitmendaks sina arvad, et nad jäävad põhihooaja lõpuks? Ma pakkusin, et nad ei kuku palju. Me küll panime siia prognoosi, et või me panime nüüd tegin selle halva runni, mis ma nüüd siin nimetasin, tuleva halva runni siis enda nimelt, kõigi nimele. Ma arvan, et nad jäävad 5. Ma arvan, et nad ei kuku palju, läheb mööda keegi neist, jõuame siis minu silmis vähemalt. Mina panin nad 6. Ma panin, et 2 meeskonda lähevad neist ette. Sest et mängud on rasked tegelikult Knicksil ja tuleb, kuigi nad on liiga ühe parema, ütleme siis hooga meeskond, kes tegelikult mängib väga head korvpalli ja seda ka kaitses. Ma olen täiesti nõus, aga vastased on väga tugevad, kõigil on vaja võitu. Mõnel meeskonnal veidi vähem, teisel osadel on ikka reaalselt väga paljud vastased on samamoodi play-in'i piirimail. Ja kõigil on kohad mängus, nii et siin pole nagu nii et Knicksi pealt edasi, liigun Atlanta Hawksi peale. Nii. Jah, ma tegelikult alustagi ise Atlanta Hawksi pealt, sest Hawks on olnud viimasel ajal natukene vigastustega. Just Trae Jongi ja siis Hunteri vigastus
on tegelikult päris palju mõjutanud. No Trae Young on üks põhilisi skoorereid seal meeskonnas ikkagi ja kas just liider, aga üks liidreid. Jah, viimasel ajal kusjuures on hästi Bogdan Bogdanović tõusnud ja aprilli keskmine 22 Neil ei ole kaarde mängida. Neil ei ole mängitada kaarde lihtsalt, et ongi Bogdan peab kärima lihtsalt, et tal peab saama need võimalused, sest neil ei ole ju Bogdan oli vist üks mingi mäng ka ainus kaart, kes neil platsil oli. Neil vist on veel Lou Williams on saanud mängida tänu sellele ka. On, jah. Aga mitte nüüd nii suuri minuteid, kui ma tegelikult eeldasin, ütleme sellega, kui on Trae nüüd eemale jäänud, nii et aga jah. Aga Hawksi GM siis Travis Schenkler arvab, et Young on kohe tagasi tulemas, samaga siis tegelikult Hunteri kohta, Cam Reddissi kohta, kes tegelikult oli ka suurte ootustega tegelikult siin mõned aastad tagasi draftis valitud. Mainis ta nii palju, et vist see aasta tegelikult enam Cam ei näe, et Atlanta playoffis mitte. Jah, pigem vist mitte. Ma arvan, et see Atlanta playoff seeria ei tule just väga pikk, ükskõik kes siis vastu tuleb või kuhu poole pakutakse. Ma ise pakkusin Atlanta 7. tabelisse. Ma võin ka kohe siin sinu käest küsida, et kuidas sina siis ennustasid Atlanta koha? Mina panin Atlanta 4. Puhtalt sellepärast, et kui me vaatamegi, meil järgmised mängud tulevad Neil on palju kodumänge, jah. Ja oli siin 2 mängu järjest Sixersiga, nüüd nad viimase kaotasid ma ütlen ära ka selle 44 punktiga ja Simmons ja Embiid ei saanud veel soojaski, kui juba treener kutsus tagasi mingile. See on samamoodi selles suhtes, et kui sul ei mängi Trae Youngid ja nii edasi, et Lou Williams 31 minutit mängus. Lou tegelikult kannatab mängida, ta on tegelikult näitanud. Ta on okei, aga selles suhtes, et Lou Williams ei peaks olema 31 minuti mees mängus. Ikkagi, kui sa tahad võita Sixersit. Jah, ma sellega olen osaliselt nõus, jah. Aga viimasest, jätkan ise siin tohib. Et viimasest siis 8 mängust 7 kodus. Tahad sa pilku peale kellega? 2 korda Washington, kes 1 kord Suns. Washington on küll praegu väga hea soos, me jõuame nendest veel õige pea rääkida. Siin peatuksingi võib-olla Atlanta ja Washingtoni sellisel match-upil täna natuke pikemalt, kui nad mängivad 2 korda tegelikult omavahel. On küll mõlemad Atlantas mõlemad mängud, aga ma arvan, et Washingtoni hoog on täna nii hea ja neil pole, Atlanta poole pealt siis rääkides, neil pole võib-olla seda sellist kaitsepowerit, et kinni hoida eelkõige Bradley Beali. Ma arvan, et Westbrook teeb enda numbrit. Ma arvan, et see hoog ikkagi ei ole lõpmatu. Ma usun, et nad tõusevad, nad jätkavad ka hea soos. Ma arvan, et nad ühe võtavad 2 ära, aga ma usun, et hoogs võiks ühe ikka ära võtta. Et ma tahaks nagu Washingtoni uskuda eriti nüüd viimaste mängude valguses, aga ma ei suuda nii väga palju. Mina pigem oleks ennustanud siis 2 mängu tegelikult Washingtoni kasuks just nende nagu sellise, ma arvan, et nende mõlemad võõrsil mängud võtavad ära. No ma arvan, et nad võtavad ära, et see nende see star power on tegelikult ennast käima saanud tänasel päeval ja kogu see meeskond, kes neil on, ma tulen Washingtoni peale siis hiljem veel tagasi, aga ma usun, et need Washingtoni match-upid saavad väga oluliseks olema siis Atlantale. Edasi, nagu sa ütlesid, Suns just, kes on raske pähkel tänases situatsioonis, ükskõik kas sa mängid kodus või võõrsil nende vastu, nad on väga hästi, mängivad väga hästi organiseeritud meeskond, Indiana, Portland ja Chicago siis viimased veel vastased. Kõik meeskonnad, kes on jällegi, kellel on vaja võitu, aga kes on kõik võimelised kaotama ükskõik kellele liigas. Ja, natuke võib-olla oleneb siin Atlanta enda sellisest emotsioonist, et kas nad on juba rahul sellise 5., 6. kohaga, et nad on nagu eesmärgi tegelikult täitnud, kindlasti ei taha 7. langeda. Ma usun, et nad on eesmärgist ette tõusnud isegi. Väga kurb oleks praegu, kui Atlanta kukuks välja playoffis. Ehk siis nad ütleme jääksid 7. Ja siis kaotaksid play-in mängudes. Ouch, ma just panin nad 7. Aga okei, ma pole veel öelnud, kelle ma panin siis, kelle ma siis panin vastu siis ütleme siis altpoolt või siis kelle ma 20. panin, aga selles mõttes jah, aus, ma olen sellega nõus, et see oleks väga valus, jah. Et ma olen sellega nõus, et Atlantal on hea meeskond, nad on hästi käima saanud. Clint Capela mängib super hästi, teeb supernumbrid, siin pole midagi öelda. Viimase ajanumbrid on ligi 20 punkti, 18 punkti mängus, 16 lauapalli, 2 plokki. See ei ole minu jaoks ka otseselt üllatus, ta on Rocketsis samamoodi olnud, ta on, kui talle mängitada tema tugevuste peale, on ta super hea mängija. Väga hea. Ma teame, et Rocketsis oli mees, kes tegelikult nagu suutis tema tugevus üles leida. Ta oli ka siis väga hea, et aga vahetused testi. Seda enam on nagu üllatav minu jaoks, et ta tegelikult on leidnud ennast ka tegelikult Atlantas. Tal oli natuke vigastusi siin enne, et miks ta ei olnud nii särav, nüüd ta on terve ja numbrid on sellised, nagu nad peaksid olema. Hoolimata sellest, et tal on palju kodumänge, 7. Mina panin jah, siis 4. Atlanta Hawksi. Et ma usun, et nemad on see meeskond, kes tõusevad, vastased ei ole nii hullult tugevad, ma arvan, et nad võtavad sealt normaalse arvu võite ära, Trae Young tuleb tagasi, ma usun, et nad pigem tõusevad. Ja neil on ka praegu selline soliidne edu tegelikult olemas. Siin on jah, aga ma kardan just eelkõige Washingtoni, tuleme Washingtoni peale tagasi hiljem veel, kui jõuame tabelseisuga nende juurde, aga liigun siit täis Bostoni juurde. Jah. Olen täna ennast
olen täna ennast roheliseks maalinud ja selle põhjusega, et panin nad 4. Ma arvan, et Bostoni selline siis roster on piisavalt hea. Nende uued täiendused Evani näol ja siis Jabari Parkeri näol, ütlen uuesti, Jabari Parkeri näol, kelle mainisime eelmine saade lõpus, kui sa mäletad, tegime veel isegi pisikese lõigu Jabarist ja ma olin üllatunud, et ta ei olnud leidnud tiimi. Üllatav on see, et see on ta tiimi Bostonis. Kuigi ta pole väga palju mängida saanud, on jäänud selliseks 10 minuti meheks, pigem mõni minut üle, mõni mäng natukene allapoole, aga ma usun, et ta leiab oma koha, ta väärib, ma usun, kindlasti 12-16 minutit, temas on piisavalt powerit. Ma arvan, et isegi ta ideeliselt võiks rohkem mängitada, aga eks seal teavad rohkem. Kohalikud, eks seal võib-olla pole meeska nii palju vormis, sest et mänguaega tegelikult on suhteliselt kasin vaata see aasta, et võib-olla veel leiab. Aga Evan Fournieri siiani... Meeletu pettumus. Ei ole sõnum. Mis toimub? Ma ei tea. Ütleme niimoodi, et võib-olla on see Bostoni selline mängustil, mis ei ole veel leidnud Evanit ülesse. Ta teeb hästi palju viskeid, ligi 70% visadest on 3-sed. 30%-ga visates neid Samast ei jõua. Protsendid olid oluliselt kõrgemad Orlandos ja ma ei ütleks, et ta seal sai palju paremaid viskeid võtta. Kuigi Orlando viimase aja, ütleme, mängijad, võib-olla neil on ka natuke teistmoodi süsteem üles, et Vucevic'i kõrval on võib-olla sellisel shooting kaardil natuke võib-olla parem mängida, võib-olla on natukene rohkem ruumi, aga Orlando numbrid olid 20 punkti, platsid 45% 3, et ligi alla 40 natukene väga muljetavad numbrid tegelikult sellise shooting kaardi kohta, kes nagu suutis tegelikult liigutada piisavalt hästi palli. Nii et, aga ma usun, et Celtic suudab leida koha Evanile, nad panevad võib-olla siis Jabari mänguaja piisavalt kasulikult, ütleme siis toimima. Tagasi on tulnud Williams, kellest on tegelikult puudus tuntud viimasel ajal, arvestades veel sellega, kui anti Dice ära. Et centerpositsioon on natukene, ütleme, ala mehitatud. Aga jällegi Kembal siin ei ole tervis kõige parem. Jah, on ka Smart on tegelikult olnud siin väljas. Need on olulised tegelikult lülid. Ma loodan, et nad saavad hooja lõpuks terveks. Siin on Celticsil on vaja edu nimel, et oleks terve selline süsteem toimiks, et on hästi palju erinevaid mutreid või neid hammasrattaid, mis siis peavad ilusti koos olema, eks ole, et võtad 1 või 2 sellist isegi võib-olla väiksemat ära, siis ikkagi ei liigu enam edasi. Ma siiski usun, ma usun sellesse Star Powerisse. Seal on 2 piisavalt suurt ja kandvat mängumeest, All-Stari. Ma nimesid siis nimetamata. Match-upid on veel siis põnevamad, on veel jäänud 2 korda Miamiga on veel jäänud mängida, mis on väga tähtsad. Ja siin panen ka New Yorki veel juurde. Miks ma siis ütleme ka natukene siis, sellest juba tegelikult New Yorki poole pealt juba rääkisime, et neil on Bostoni match-up siis, aga 2 korda Miamiga, New York, Boston, San Antonio, sellised siis ütleme suuremad viimased maikuu match-upid, mis on siis 5 tugevat. On 5 nõrgemat vastast, kes on eeldatavalt, ütleme, 4 võitu sealt poolt saadakse. No kellest peaks võtma? Ja, ütleme, San Antonio Portlandi viimase vorm, jõuame küll Portlandi juurde hiljem natukene, ei ole olnud piisavalt hea. Portland, kuigi on neil natukene ebamugav, ütleme vastane, kui vaadata siis niimoodi paberil võrreldes need meeskondi, aga ma usun, et ka see on võidetav. New York, selle pikemalt ei peatugi ja Miami match-upid. Ma arvan, et Miami võtab mõlemad. Lihtsalt juhin tähelepanu pusale, mis meil seljas on selles suhtes, et ma arvan, et Miami võtab mõlemad ja meil ongi siin väiksed erinevused, et tabelis sina, ma saan aru, oled pannud Bostoni. Ma arvan, et Boston jääb 4, nagu ma kohe tegelikult alguses sissejuhatuses mainisin ja ma panin Heati 6. Liigume siis siit kohe Heati pealt. Ma ütleks enda Bostoni kohaga ära, et meil on täpselt vastupidi Hawksiga, minul on Boston 7. Ja Heat, tulesid kohe Heatiga ka. Ja Heati panin mina 5. Et ma arvan, et ma oleks Heati pannud isegi 4. tegelikult Hawksi asemele, aga ma arvan, et seal on hetkel vist, kui ma ei eksi, 2-mänguline vahe juba ja piisavalt rasked mängud on tulemas. Heatil on ikkagi keerulisemad mängud ees. Ma liigun siit kohe ka Heati match-upide juurde, et siin ongi tegelikult tulemas 9 mängust, mis on veel järgi jäänud, siis maikuus on neil 6 võõrsil mängu. Need ei ole küll võib-olla kõige raskemad, aga nagu ütleme, siin on siis 2 võõrsil mängu. Kõige kergemad ka ei tundu olevat just. Jah, ütleme, tegelikult vaatasin just selle Cavsi osa peal, et võib-olla nad saavad sellise hea hoo sisse kohe alustusest Cavsiga, siis on 2 need Bostoni mängu, mis on siis niinimetatud võidetavad mängud. Mis nad ära võtavad. ja siis sealt nagu edasi juba Hornets, Bucks, Detroit. Detroit pigem ei ole vast see hea meeskond, aga Hornets ja Bucks, ma arvan, et mõlemad tahavad väga võita ja seda mängu, nii et Bucks on selgelt parem meeskond. Mis sa näed? Okei, ma lõpetame siis koduse seeria ka veel ära. Nad on Sixers Dallas ja hooaja viimane mäng siis kodus Miamis mängitakse Minnesotaga. Nii et mis arvab, palju maikuus veel võita tuleb juurde? 6. Okei, liigume edasi. Siis järgmine sats. Ei ole tegelikult nii hullu selles suhtes, et
Tyler Hero kohe tagasi. Selles mõttes olen nõus. Ja Hero tuleb, Polstra on. Heat on play-offiks ikkagi valmis ja nad lähevad selgelt sinna poole, nad ei jää sinna play-in turniiri. Nad lähevad ilusti sinna, no ütleme, kui sinu ennustuse kohaselt, siis nad on... Ma olen sellega nõus ja ma ütlesin, nad tulevad kuuendad. Siis nad lähevad Bucksi vastu play-offis, ma arvan, see on väga põnev match-up ja ma arvan, et Adebayo on väga hästi võimeline Giannist kinni panema. Adebayo on ikkagi väga hea kaitse meil ja kehaliselt, füüsiliselt kõigelt sobib väga hästi Giannise vastu ja minu arust oleks väga lahe match-up jälle. Jaa, kindlasti, ma olen sellega nõus. Ja ma arvan, et nad lähevad. Ja Bämmist edasi rääkides, siis Bämm ja toon siia kohe ka tegelikult Jimmy Butleri, mõlemad on tegelikult juba sellises play-offi moodis, on näha, kuidas mehed tahavad mängida. Kui sa lähed... kindlasti on inimesi, kes jälgivad siiamaani veel Miamit ja nad näevad ka ise seda, et Jimmy muidugi läheb alati platsi peale sellisena, et ta tahab igalt mängu võita ja Bämm on saanud tegelikult sellist nagu influence'i sellest Jimmist ja tema selline mõttemaailm on ka, mulle tundub, et on nagu ka Bämmile jõudnud. Jah, täpselt, ma olen sellega nõus. Näha on seda ja üks asi veel, mida kindlasti tasuks mainida, nüüd on muidugi ära andnud Goran Dragic ja nii edasi on enda mängu langenud võrreldes eelmise aasta pabeliga, eks ole, aga Kendrick Nunn on väga hea olnud jällegi Tyler Hero puudumisel. Et aprillis 16 punkti keskmiselt ja 53% platsilt ligi 3-3 mängus, need on ikkagi väga head numbrid. Ja, võttes nii palju kolmesed ja visates üle 50%, siis ma olen sellega nõus ja Kendrick Nunn on kindlasti väga oluline lüli. Ma usun, et tema nagu selline roll ei kahane väga selle osaga, kui tuleb Tyler Hero tagasi tegelikult. Ma usun, et Nunn jääb. Ma arvan, et kahaneb ausalt öeldes, et ma arvan, et Tyler Hero, kuigi tal on väga halb run olnud jällegi ja Nunnil hea run, siis Tyler Herot noorem ka, ma arvan, et teda tahetakse, võib-olla play-offid muidugi ei ole see koht, kus nagu kogemust anda, aga ma usun, et Herot usaldatakse veidike rohkem. Ta eelmine aasta play-offides säras ikkagi konkreetselt. Ma oleks just näinud natukene Dragitsi mängu ja tegelikult langemist selle Hero minutite arvelt ja Nunnil ikkagi leidmist. See mängu oli mis ikka 25-30 minutit, ma usun, et Polstra suudab. Ma arvan, et Nunn 30 kätte ei saagi. Ma arvan, et Nunni parim stsenaari on 22 minutit. Okei, kui me ka ütleme, paneme nad play-offis vastamisi Milwaukee'ga, nagu me ütleme, siis ennatlikult teeme või siis... Nunn ei ole superkaitse. Et siis neil võib-olla läheb natukene Milwaukee vastu raskeks küll arvestades. Aga ma usun ikkagi, et kui Heat ja Milwaukee lähevad omavahel kokku, kui Milwaukee natukenegi ei mängi enda taset välja, siis Heat võib väljuda sealt paarist võitjana. Olenemata sellest, et see nii hooaeg ei ole olnud ju kõige parem tegelikult. Aga sinu meeskond number 4 oli Atlanta Hawks, et kui me paneme, ütleme Miami siin... Kui Miami on 5, nagu ma ennustasin, siis ongi jällegi Hawks, andke andeks Hawksi fännid. Need on kindlasti palju Eestis. No, kas on? No, okay. Kindlasti on palju. Mõni õnnetu võib-olla on, aga vabandan ette ära nende ees, aga Miami Heat väljub kindlasti sealt paarist võitjana, mis tähendab, et ma arvan, et ükskõik mis meeskond seal Hawksi vastu tuleb, kuigi Hawks muusun põhihooajal liigub ettepoole, siis ma arvan, et play-offis sellel meeskonnal ei ole ei kogemust, ei treeneri poolt sellist kogemust, ei mängijate poolt sellist kogemust ja ma arvan, et play-offi esimene ringi Hawks läheb 4. sisse, esimese ringis nii-öelda väljuvad kohe sealt ja kes iganes läheb 5. koha peal, neil on siis kergem esimene match-up ja saavad rahulikult teiseks valmistuda. See on mu isiklik tagasihoidlik arvamus. Aga kuidas näed, ütleme, Miami Bostoni vastu minemas? Miami selge soosik minu hinnangul. Et Bostonil 2 All-Stari, Tatum Brown muidugi väga head mängijad, ülejäänud line-up ka väga soliidne. Ma mõtlen Heat'i ette, iga päev valiksin Heat'i selles. Igal positsioonil ma ei ütleks, et on parem mängija, aga kas on väga hea mängija vastu panna või jookseb kõik süsteem paremini ja üleüldiselt ma usun rohkem. Ja isegi Ariza tegelikult on tulnud väga hästi mängu ja väga hästi leitud, et Ariza oli koht selle meeskondi. Väga korralik play-offi mees, kui ta just ei pane 12-0-3 tagant. No jah, aga sama me toome ka näiteks Fournieri võime siia tuua, et tegelikult on nagu Boston pole suutnud leida palju suurema palgalipikuga meest, ütleme siis Fournier mängupilti. Peaks olema praeguses seisus palju parem kui ikkagi Ariza ju. Aga siin tahtsingi jõuda, nii et siin on mõttekohta Bostonile natukene. Hiidil asjad tegelikult ei liigu päris nii, nagu me tegelikult ootasime ja lootsime ja või noh, kui mina tegelikult ütlen, ma isegi ütlen tegelikult seda päris niimoodi, et kui mina tegelikult alguses, kui me tegime siin idasaadet, siis ma panin Hawksi palju kõrgemale, kui ta tegelikult täna tabelis on. Hiiti palju kõrgemale. Et ma näen, et... Ei ole hea aeg olnud, aga ma usun ikkagi väga. Et play-offis on tegelikult meeskond ja seal on materjal, seal on kogemust. Teise ringi meeskond kindlasti. Mina usun, et 5. play-offi lähevad Hawksi vastu ja sinul on nad siis 6. ja Bucksi vastu. Jah, eeldatavasti siis Bucksi vastu, kuigi sinu aeg on veel pikk, võib veel juhtuda nii, et kohad võivad siin muutuda väga lihtsalt. Järgmine on Charlotte Hornets, kellest räägime siis meeskondade puhul. Hornets on selline huvitav meeskond.
ma ei oskagi sellist otsest või seisukohta võtta nende kohta, ma ütlen, et nad mängisid atraktiivset korvpalli, nüüd on osaliselt tagasilööke tulnud, võib-olla nad ei olnud veel valmis, need mängumehed, kes siis mängitati nii suurte minutitega, ei olnud veel valmis võib-olla võtma nii suuri minuteid, neil polnud nagu eelnevaid, jutt siis on poolipoisist, neil ei olnud eelnevad siis sellist suurte ja tiheda graafiku, eriti veel see aasta, kus NBA-s on iga nädal on sul peaaegu 4 mängu kindlasti, mõni nädal on 5, on küll jah. Et selles mõttes mul on mängijatest kahju tegelikult, ma saan aru, et on NBA-l taga telelepingud, neil on ajaline schedule, nad peavad, no see NBA on raha enne, et selles mõttes me ei saa ümber ega üle sellest, aga no Lamelo pool tagasi tulemas selles suhtes ikkagi, et oluliselt kiiremini paranenud, kui nagu esialgu arvati, et hooaeg on täiesti läbi, play-offidesse nagu nii ei jõua. Lamelo pool tagasi tulles Malik Monki, kui suures ma ei alahindaks tema panust selles meeskonnas, et väga korralik. Oleme sellest näinud tegelikult ju Malik Monkil üle 30 mänge, ma usun, et rohkem kui 3 või 4 korda, nii et kui mees saab käima ennast ja saab tihti käima ennast, on väga suur. Panen siia kindlasti mingisugused ilusad superdongid, mida ta siin vahepeal pani, et mees on pannud vähemalt 2 sellist Dunk of the Year väärilist pealt. Ma isegi vist julgen öelda, et kuna mees nüüd teeb 18 punkti mängus liigi siin viimase aprilli jooksul. On väga head jällegi, kaitset mängib hästi. Tahaks öelda, et mees paneb juba 2 sellist Dunk of the Year'i mängus. väga muljetavaldav mängija. Aga jah, siis veel kiirelt treener James Borrego kommenteeris veel Haywardi situatsiooni. 31-aastane Hayward vist ei ole tagasi tulemas enam. Kas play-offiks mitte? Oleneb, kui nüüd pikk see seeria tuleb Charlotte'il, me vist mõlemad teame, jah, see on ka variant muidugi jah, et minu ennustus ongi, et nad jäävad 8. ja saavad vastu 9. 10. meeskonna ka veel. Mõtled selles suhtes, et nagu play-in mõistes või siis nagu, et play-offi jõuavad 8. Kuigi minu 7. meeskond oli Atlanta Hawks ja kui ma paneksin, ütleme kokku Atlanta Hawksi ja Charlotte Hornetsi, siis seda esimest play-in'i ehk siis ülemise poole, kutsume seda ülemiseks pooleks, ehk siis 7.8, et seda ülemise poole match-up'i mängima, siis ma millegi pärast tahaks öelda, et Hornets on tänases seisus koos Lamelo kui Lamelo selleks ajaks mängib. Ja Monkiga, usun, et ta peaks nagu play-iniks võiks mängida, jah. Ta peaks olema tagasi. Hornetsil tähendab, on 10 viimasest mängust 3 võõrsil. 2 mängu on siis väga tähtsad, tahad mainida, kelle vastu need on? New York Knicks ja Washingtoni, nagu otseste konkurentida. Ma pean siinkohal tegelikult isegi veel nendest 2 match-upist Washingtoni match-upi kõige olulisemaks. No nemad on tagapool. Ja ma vist olen väga palju Washingtonist ka juba rääkinud, aga vist on natukene põhjust olnud. Ja vist on põhjust olnud. Ma arvan, et see Washington on ennast käima saanud. Ma pakun, et kõik peaksid kartma tänast Washingtoni. Noh, niivõrd kuivõrd. Ja see on see, kus võib-olla Washington võib minna mööda, kuna tegemist on siis sellise hooaja ühe viimase mänguga. Ja ees on veel neil ka Miamiga, Denveri ja Clippersiga mängud. Eks siis kodumängud, nii et suhteliselt tegelikult lihtne graafik on ees ootamas Charlotte'i. Ma selle arvan, et ma tahaks öelda, et nad suudavad säilitada oma tänase positsiooni, aga ma panin et natukene allapoole. Ma arvan, et kui Lamelo tuleb, ütleme siis mai eeldatava alguses tagasi, see natukene võib-olla rikub mängurütmi jälle. Üldpildis vast ikka aitab ehk. Ma ei ole päris kohe kindel, kas see kohe esimeste 2 mängu, 3 mänguga, aga siin ongi jäänud vähe mänge veel järgi, et võib-olla seal ongi 5-6 mängu jäänud meil on mängida, kui tuleb tagasi. Ma panin nad 8. Mina panin 9. Suht lähedale, aga 9. Aga seal on suur vahe, 8. või 9. 8. saab veel mängida ühe kaotusmängu veel, kui nad peaks kaotama, nii et aga edasi tabelis äkki. Jaa, võtame Indiana Pacers äkki vaatamise alla. Et kuidas sa nad Pacers ütlesime tänast sellist ei saa mööda ka ümber, Pacers on vigastustest mõjutatud. Nagu kõik teised meeskonnad praktiliselt, et mitte ühtegi meeskonda ei ole, kellel ei ole see hooaeg olnud mitte ühtegi vigastuse tonti või keda isegi praegu ei vaevaks praktiliselt. Muidugi Pacersil mõned kandvamad mängijad, Sabonisel on selg, alakeha sellised alaseljavalud tähendab. See on nüüd selline ebameeldiv asi ka, mis ei saa 1-2 päevaga terveks, ei ole nagu mingi seal küünarnukk valutab või midagi sellist, et ma kardan, et see Sabonist mõjutab tugevalt ja ühtesi sellepärast on nad ka, kuigi nad on tabelis veel praegu eespool, veidike siis minul on nad 10. kohale pandud. Ma tegelikult jätsin ka nad 10. kohaks. Ma arvan, et neil on piisavalt hea meeskond, et olla selles play-in mängus sees, aga ma ei näe, et nad väga
väga kaua see vastu peavad. Ma usun ka, et nad on see meeskond, kes jõuavad play-in'i, aga kaotavad play-in'i. Isegi vastavalt sellele ükskõik on nad isegi 9., 10., ükskõik kummad, ma arvan, et nad ei jõua. Tulevikus neil järgmised mängud ees, muide on 2 korda Washington, ääretult tähtsad mängud, võib-olla pärast seda mängu oleks kergem juba. Üks kodus, üks võõrsil muidugi. Kui ma arvan, et sealt saadakse üks võit, üks kaotus, ma arvan, et Indiana võiks pigem rahul olla, sest nad suudavad Washingtoni veel selja taha jätta nendest match-upidest lähtuvalt. Aga veel vastased 4 viimast mängu on 76ers, Bucks, Lakers ja siis tuleb veel ka Torontoga mäng. Võõrsil. On rasked mängud, kui seal... Ei ole kerge nagu. Ja lisaks veel kodus Atlantaga, veel enne veel seda seeriat, et see Atlanta mäng on kindlasti ka nende jaoks oluline, võidetav mäng, ma arvan. Ma ei taha küll jälle Atlanta fännidele liiga teha, aga ma usun, et... Tundub, et kõik mängud Atlanta vastu on võidetavad olnud, see on ükskõik mis meeskond. Nojah, aga Atlanta on tegelikult head mängu näidanud, et selles mõttes, me ei saa öelda, et ei oleks. Kõik mängud on tegelikult NBA-s kõikidel võidetavad. Siin on kas või hiljuti näiteid, kus sa tõid Utah Jazzis just enne peatusime, kus ta kaotas siin 2 mängu järjest, et nõrgematele satsidele, aga ma usun, et Indiana Pacersil jääb puudu ja jääb just puudu see sentri positsioonist. Miles Turner on väljas, ikka veel ei saa oma parema varba vigastusest kuidagi lahti ja tundub, et ei tulegi vist ennem tagasi, kui play-offis. Sama on ka siis meie Grusiinis sõbra Pitsatse vigastus, mis tegelikult segab Indianat ja nad on natukene siis sentripositsioonid lahjemad. Et ma arvan, et see annab meile tunda, kuigi esile on tõusnud 22-aastane Oshae Bridget. Sa võid küsida uuesti. Jah, Oshae Bridget. see Oshae Bridget. Selline, ütleme siis Torontos sündinud Kanada 2-meetrine ääremängumees on siis väga hästi ära kasutanud selle mängu, kus on tegelikult see Sabonis on puudunud ja Milesi ei ole olnud ja Pitsatsegi on kadunud, nii et aga see on nagu fantasy sõpradele väga hea. Just mõtlesingi, et fantasy FA pick-up lihtsalt, et see mees, kes endale näpud taha sai endale liigas kohe, on kindlasti väga rahul. On väärt mängumees, on ligi 2 blokki mängus, mis on nagu fantasy mõttes väga keeruline, 10 lauda, 14 punkti viimase siin 2 nädala keskmine, et see on nagu täiesti... Kui hooaja peale need numbrid paneks, oleks ikka väga hea mängija. See on top 5 mängumehega kindlasti tegemist, juba ainuüksi 2 blokki on väga muljet teevad, aga Indianale see oligi, kusjuures ainuüksi selle Oshae Brissetti esiletõus on ka ainukene siuke positiivsem noot Indiana jaoks, ma arvan. Ma nagu varem olen maininud ka, et ma ennustasin, et Indiana on see aasta väga tugev meeskond ja nad ei ole seda olnud. Mina, nagu me siin enne ütlesime, panin 10. kohale, aga sina panid vist siis... Ma panin ka 10. 10. koht. Indiana Pacers play-in mängudele jõuavad, aga kaotavad selle esimeses ringis on meie pakkumine olenemata vastasest. Jah, kui nad satuvad... Ma olen nõus sellega küll, jah. Nii jääbki. Liigume edasi meie tänase... Sest et ma tahangi nüüd jõuda selleni, sest et ma pakun, et 9. jääb Wizards. Tänase saate lemmikmeeskond meil tundub. Tundub, et on kuidagi jäänud. Ma ei ole küll suur, ütleme siis Westbrook või Piili austaja olnud. Võib-olla isegi rohkem, võib-olla mulle meeldib Leedu korvpalli toetada siin meie armsa sõbra Bertantsiga. Kes on muide super hästi mänginud viimasel ajal. Et ta on lõpuks teinud seda, mille eest talle raha makstakse. Tabab 3-seid. Viimane mängi just 0. Ma ei vaadanud viimast mängu. Aga siin nädala keskele just 0. Just mingi hetk ikkagi tegelikult pani siin väga ilusaid numbreid järjest ja tabab 3-seid hästi lõpuks üle 40, ligi 50% vist oli vahepeal. See oli ka ainukene halb noot, mida ma tahtsin neid Wizardsi kohta täna, mille ma leidsin Wizardsi kohta, et ülejäänud asjad nagu toimivad ja tundub, et meeskond, kes tegelikult hooaja alguses 15 esimesest mängust võitis, mitu? 4. 3. Jah, aga selles mõttes, et on käima saanud, et see on väga üllatavane, kui see meeskond tegelikult mängib see aasta, kus on hooaega nii lühike, sa mängid peaaegu 5 hooaega ja sa mängid 20% võiduprotsendiga ja sellest protsendist veel üle saada, leida meeskonnas tahet, soovi, jõudu ja jõuda veel tegelikult play-offi ja ma eeldan, et nad isegi võib-olla jõuavad play-offi sisse. Ma panin ka. Ja, ma panin nad oma positsioonilt 9. Ma panin 8. Aga ma usun, et meeskonnad, kes on siis nagu kõrgemal vastased, nad võtavad ära Indiana minu silmas, kes jääb siis 10. Et nendega ei ole probleemi ja Hornets, kes jääb siis minu silmas ütleme 8. Kuigi ma panin 7. 8. panin Atlanta Hawksi. Ma arvan, et läheb Hornets edasi, võtab ära ja sealt läheb ka veel Wizards võtab tegelikult Atlanta ära. Ma ei taha Atlantale liiga teha, anna andeks. Arvas Atlanta fänn, kes seda kuuleb. Aga ma lihtsalt nagu, ma arvan, et seal jääb puudu, aga Wizards on piisavalt hea täna. Wizardsi kohta ma tahaks öelda nii palju, et äkki esimene või teine saade rääkisime idast vist, et siis ma mainisin ka, et
Westbrookil tuleb see hoog, kus ta võidab mänge, kus ta hakkab juhtima seda meeskonda, et Beal on ka muidugi jällegi väga tugevalt kaadnud, aga Westbrookil on need hood, kus ta läheb täiesti supersoonikuks ja no teeb kõike platsil, eks ole, mida vaja on praktiliselt, et paneb isegi 3-seid. Ja seda tegelikult ongi huvitav, et Westbrooki kogu see statistiline liin kindlasti on palju, kes on vaadanud seda, kes vaadanud scoreboxi. Triple-double. Ja enamus triple-double on küll 40% visketabavusega ja vabaviskend on tegelikult siiamaani ikka veel 60% ringis. See on kuidagi eriti veide drop-off. Jah, aga lauapallide numbrid siin tihti tulevad 15-20, et ta teeb siin see on puhtalt pingutuse värk, et ja Westbrook on tegelikult ikkagi no kui midagi ta on, siis ta on võitleja selles suhtes. Mis arv, kui kaua veel sellise mängu ülesehitusega, sellise mängu iseloomuga, kui Westbrook tegelikult nagu täna esindab 33-aastane mees suudab veel kesta? Ma ei arvanud, et ta see aasta isegi suudab tegelikult niivõrd häid numbrid näidata, kui ta on näidanud või niivõrd head mängu, et pean tunnistama, et eksisin, mul on väga hea meel selle üle. Ma teisest saats rääkisime Wizardsist ka ja Wizards oli meie silmis suur pettumus olnud tegelikult sinnamaani. Aga no nüüd on jällegi tublid olnud. Nad on jõudnud sinna, kus ma teid pakkusin. Hea küsimus näiteks, et kas tänase päeva seisuga võitis selle treidi Rockets või võitis selle treidi Wizards? Jah. Nojah, kui me näeme neid positsioone, siis... Jah, selles suhtes keeruline öelda, aga mõlemad said, mida nad tahtsid põhimõtteliselt. Võiks öelda niimoodi, et no ma ei oleks tahtnud ka Westbrooki hoida tankliiderina seal meeskonnas, et Wizardsist küll nüüd hullult hästi neil ei lähe, aga... Ja kuigi ma ei näe, kas John Wallil on suurt vahet, kui oleks seal... olnud Westbrook või John Wall. Ma arvan, et Westbrook on parem Wizardsile praegu, kui John Wall oleks tõenäoliselt olnud. John Wall on ikkagi päris hädas olnud kõik erinevate vigastustega, nagu oli ka Westbrook hooaja alguses, mis peegeldab ka tulemustest tegelikult, aga pikas perspektiivis ma arvan, et nad jõuavad play-offi, minul on nad pandud 8. kohaks põhihooaja lõpuks. Ma usun, et nad play-in turniiris, kui nad mängivad näiteks Pacersi vastu või Bullsi vastu või... Sul on 7. pandud Boston Celtics. Kuidas sa näed tegelikult esimeses match-upis kohe, ütleme, kui läheb 7-8 omavahel kokku ja... Celtics võidab. Ja Wizards ma just tahtsin ka öelda, et see ei ole niivõrd jätkusuutlik, et neil on siin küll jah, Gafford on muide siin väga head mängu teinud. Gafford on jah ligi 20 minutit saanud mängus, vaata, mis on nagu... Minuteid isegi on vähe, aga ta on nende rolli nende minutite jooksul väga hästi välja mänginud, et see on isegi minu arust pigem tähtsam, et just kui palju ta neid minuteid saab. Beal on väga hästi mänginud. Ma ei teadnud, kes tema või Steph Curry on praegu scoring leader. Beal juhib praegu. Aga see käib nii päevalt, kes selle üle 40 paneb siis? Ja seal, ütleme niimoodi, et see mängu ennast toimub, aga ma arvan, et see ei ole lõplikult jätkusuutlik ja nad kaotavad play-inis näiteks siis esimese match-upi, aga võidavad teise ja pääsevad viimasena 8. play-offi. Kuigi play-offis, ütleme ükskõik, kes siis vastu tuleb, et on suurest kolmikust. Vahet ei ole, kes põhimõtteliselt, kui Heat ei jää 6. ja ei lähe Bucksi vastu, siis minu hinnangul ei ole vahet, kes on alumised 3, 6, 7, 8, ülemised 3 võtavad ära. Ainus, kes suudaks konkurentsi pakkuda, kellelegi oleks Heat 6. kohal Bucksi vastu. Isi mitte Boston. Boston teed väga hästi. Ma arvan, et Heat match-upib palju paremini Bucksi vastu kui match-upib Boston. Kuigi Boston on osanud Brad Stevensi tarkusega ära kasutada sellise Giannise pidurdamist. Aga neil ei ole Bämmade Bajot nagu. Ma arvan, et Giannise pidurdamiseks on rohkemat vaja kui Jalenit. Kui lihtsalt Williams. Williams on teid kaitses soliidne. Jaa, muidugi. Ta on hästi aktiivne ka, kiire, tugev selles suhtes pikk korralikult, aga no mitte tsentri kohta pikk, aga lihtsalt piisavalt pikk, et Giannise ette seista, aga ma arvan, et Bämm on palju parem ja ma usun, et Heat'i võimalused seal nii Butleriga kogemust. Kõigepealt ma arvan, et Heat on see ainus meeskond, kes suudaks, kui nad jääksid 6. kes suudaks võita top 3 kedagi seerias. Okei. Ma osalt olen tegelikult sellega nõus, aga Washington juurde tagasi tulles, mis on veel positiivne, ikka tulen positiivsete nootide juurde. No eks ikka. Kõik mehed on terved line-upis ja kõik, kes viimasel mänginud. Mängu võidetakse. Ja kõik on, et tundub, et asjad nagu toimivad. Võtta näpust oleks nagu korrelatsioon terve meeskonna ja võitude vahel. Nii, kas me juba schedule'i vaatasime üle? Ei ole schedule'ist veel rääkinud tegelikult. Aga schedule on üliraske Washingtonil. Sestap ma neid ka väga palju kõrgemale ei pannud. Tahad sa rääkida järjest, kes tulevad? Ja ma mõtlen kohe, et viimasest 10 kohe alustan sellega, et viimasest 10 kohe 7 on tegelikult võõral väljakul, mis on suhteliselt keeruline nende jaoks olnud ja vastasteks Tallas kindlasti väga raske vastane. Kõigile. Ja eriti kui mäng on Tallases. Bucks, kellest me juba tegelikult rääkisime siin osaliselt. Toronto, kes ei ole veel oma lootusi kaotanud. Indiana vastaseks, kes näeb, nagu me Indiana poole peal rääkisime. No see on see mäng, kus mina eeldaks, et tuleb võit.
ja siis 2 korda Atlantaga mängud veel. Sina ennustuse juba ka ära tegid. Nii et hooaja lõpus veel siis viimased 2 mängu on siis veel Cavsi ja Hornetsiga kodus, nii et Hornetsiga võib olla väga tähtis mäng. See võib olla otsene tegelikult isegi mäng seal 7., 8., 9. koha peal, nii et seal on Washingtoni on kindlasti põnev jälgida, kuidas nende käes kõik läheb siin viimasel maigul, nii et olen nõus. Aga liigume äkki edasi, meil on üks meeskond siin lausa 2 tükki veel. Ma tõin veel ma panin veel 2 tükki, sest et 2 meeskonnal on tegelikult veel potentsiaali, ütleme siis matemaatikaliselt ja teoreetiliselt võimalik jõuda veel, et esimeseks siis ma panin Chicago Bullsi. Kes võiks jõuda eriti pärast neid vahetusi, mida nad tegid, et võiks natuke ära tasuda, et play-in'i vähemalt mängida. Aga reaalsus on, et või sinu ennustus siis? 11. Ma panin 12. Ehk siis minu reaalsus on veel jubedam siis nende jaoks, kui see sinu reaalsus. Ja ma põhjendan ära ka miks kohe, sest ees on ootamas ülirasked mängud. Teiste seas 2 korda Bucksiga, kes on, ja Zach Levine pole, 2 korda Bucksiga, 2 korda Netsiga, Atlanta, no mis on muidugi võidetav. Ja siis Sixers, Charlotte, Boston, Toronto. Kõige kehvemad meeskonnad sellest nimistust on siis Toronto ja Atlanta. Mis tegelikult on... Üks meeskond, kes peaks olema play-offis ja teine meeskond, mis on play-offis. Kes on play-offis ja mõlemad väga soliidsed meeskonnad. Väga raske. Ma arvan, et kui Bullsid viimasest nendest match-upidest saab 50% kas või võita. Ei saa. On super, aga sellest ei piisagi. Ja selle pealt ma arvasin, et nende tänane selline 11., 10., 12. koht tegelikult taandub 12. Ja kogu selle suure treidide virvarri ja kogu meie see vahva saade, kus me tegelikult pühendasime pool saadet peaaegu Pulsile, on läinud nende jaoks siis luhta. No mis seal ikka juhtub. Corey Soros on selles mõttes nagu osa meest, vaatab üle, mis on... Suvel toimub. Jah, nad olid väga rahul, kus just Daniel Taisi panusega siiamaani, et eeldatavasti võib-olla nad pikendavad Daniel Taisi lepingut veel suvel, nii et eks vaatame, kuidas. Lauri läheb suvel, arvad? Ma ei oskagi öelda, väga raske nagu näha seda rolli täna. Tal ei ole üldse kohta enam. Tal ei ole nagu, Lauril on minutid on läinud, tal on mängurütm on kadunud, statistikast ma ei räägi, kui see minutid pole, enesekindlus on kadunud. Suur esi ikkagi NBA korvpalli. Et selles mõttes mul on väga nagu kahju isegi näha, et Puls tegelikult raiskas nii palju talenti. Ma näen, et Lauri võiks vabalt minna, ma arvan Spursi näiteks. Ma arvan, et Spurs sobiks talle nagu super hästi. Ma arvan, et see võiks nagu olla koht, kus talle tegelikult nagu sobiks sellise... vaja ka sinna rolli tegelikult. Ma kus siis tegelikult niimoodi spontaanselt täiesti praegu pakkusin, aga mul lihtsalt selle Aldridge ära minemisega mulle tundub, et nagu Spurs vajaks tegelikult sellise uue generatsiooni suurt meest ja Markane tegelikult nagu sobiks sinna ideaalselt, ma arvan, Jakob Pörtli kõrvale ja kogu nende pitsikeste armeega, kes neil on. Arvestades veel sellega, et tegelikult nagu Terus on arvatavasti vist läheb Spursist ära, vaata. Nüüd muidugi ma olen Pulsi jutust otsa pidi jõudnud Spursi juba lahkamisele, aga kui tuleb Markani juurde tagasi selle jutuga, siis mul on nagu Markanist tegelikult kahju. Et see treid tuli... Temast oodati niivõrd palju ka, pandi palju õlule ka ja ei ole nagu ära toonud seda. Et kes muidugi Laviini vigastust on suurimat kasu saanud, on muidugi Kobe White, kes on viimastel aegadel näidanud väga küpset mängu. Nagu aasta aega tagasi hooaja lõpupoole jällegi kogus tuure jälle üles, et enne kui COVID kinni pani. Kus just on õigus, jah. Ridamisi tuli üle 30 punkti mäng. Tundub, et see mees vajab 50-60 mängu alla, et ennast nagu jooksma saada. Sooja saaks saada. Tegelikult on nagu väga vana mäigumehega oleks, aga siis küll alles 20-ne, nii et seal minul on positsioon 11 ja sinul? Ma panin Billy Donovani juhitud Chicago Bullsi ja meie siis ütleme selles vaatenungis 12. Viimane meeskond praegu, kellest me täna räägime, ma väga idas, siis tähendab, ma väga palju tema sellel ka ei peatuks. Toronto Raptors, minul 12. vastavalt. Mina panin nad ikkagi Bullsist ette ja seda lähtuvalt siis sellest, et neil on natukene kergem mängude seeria, kuigi ei ole ka midagi lihtsalt. Siin kohe on vastas Utah Jazz kohe tulemas, kohe Lakers, kohe Clippers, kodus Washington, Memphis, uuesti Clippers ja korra veel siis käiaks läbi Chicagost ja korra veel Tallasest läbi ja viimane kodus Indianaga. Ma ei ütleks isegi, et palju kergem on. Võrdväärselt väga keeruline. On keeruline, palju reisimist, palju tugevaid vastased, kõik on tegelikult sellised vastased, kes tahavad võita. Ma olen Chicagoga võib-olla selline... Kõik mängivad play-offi peale. Jah, Chicago Indianaga võib-olla selline otsene isegi mäng, oleb muidugi mis seeriaks, kuidas selleks saaks on läinud, nii et aga Nick Nurse'i siis Toronto Raptorsi võib-olla peatume nii palju, et sükene positiivne noot ongi olnud meie Euroopa poiss Ochi Anunobi, kes on tegelikult nagu
väga hästi mänginud viimastel nädalatel. See on osaliselt nagu ma olen aastaid jälginud fantasy, ütleme seisukohalt, kuna tegemist on olnud väga hea kaitsemängijaga, ta nagu kaitsestatistika ja protsendid on nagu super head mehed. Ja seda üllatame, et tegemist on siis Londoni poisiga, kui ütlesin, et Inglismaal sündinud korvpallihariduse saanud sealpool ja hetke keskmiselt siin viimastel nädalatel 23 punkti. On siin ridamisi All-Star tegelikult ära varjutanud oma mänguga. Et paistab, et ma loodan vähemalt, et Nurse leiab ka siis ütleme OG-le järgmiseks aastaks piisavalt kandva rolli, et äkki me saame veel näha ühte sellist Euroopa meest, kes siis kunagi võiks tõusta Toronto ridadest All-Starsi. Ma usun, et temast saab väga hea rollimängija, aga mitte enamat. Et ma usun, et rollimängija on tema lagi ikkagi, ta ei ole piisavalt carry, ta ei ole kawaii ikkagi selles suhtes, et stiililt on sarnane, aga oskustes kõigest kehvem nagu. Väga raske on tegelikult ka saada sellise small forwardi positsiooni pealt All-Starsiks üldse, kui aus olla. Et sul peab olema mingi väga suur ekstra, et sa ei ole tsenter, kes teeb, ütleme siis suuri numbreid, kas või lauapallides, sa pole playmaker, kes teeb suuri numbreid, ütleme siis söötudes, et see peab kuidagi teistmoodi nagu silma jääma. Ma arvan, et OG-l on olemas see. Ma ei julge öelda, et tal on nüüd täiesti see X-Factor, et olla siis ütleme selline väga domineeriv mängumees liigas, aga ma olen näinud, et see on nagu viimase aja ütleme selline, tahtsin leida midagi positiivset kah siis Torontole ja ma arvan, et OG on olnud siis see, kelle peal tasuks nagu positiivselt natukene peatuda. Sellega lõpetame siis praegu ida play-offi, play-inni rääkimise. Tulemuse värgi ära ja enne kui liigume lääne peale, meil on siin laua peale pandud ilusti treener Andres Sõbra autobiograafia otse ausalt, treener nimega siis jagame nüüd 2 tükki ilusti ära, ühe jagame podcasti raames, ühe jagame meie grupis ja podcastis võitmise jaoks tuleks siis kommenteerida meie grupi podcasti postituse alla, mille lisan ilusti ka lingina siia video alla ja paneme ka Spotify'sse ülesse enda lemmiktreeneri. Kas NBA-st või mujalt korvpallis, siis enda lemmiktreeneri ja võiks juurde mainida ka miks. Jah, võib-olla ka kas või lapsepõlve lemmiktreener, võib-olla Eesti treener, võib-olla Euroliigast, võib-olla mõne korvpallitreener, võib-olla NBA treener, ülikooli treener, miks mitte. Ja põhjendage siis kiirelt, lühidalt, võib ka olla pikemalt, loeme huviga kõiki, lubame, et loen läbi kõik. Aga kõikide vastanute vahel loosime seal enne järgmist saadet grupis siis laivis välja selle ja siis võite saab endale ühe raamatu ja siis teise raamatu saab juba grupist edasi samamoodi, et aitäh Apollo, nemad meid sellega toetasid ja võtame selle saate lõpus selle korra uuesti kokku ja liigume praegu edasi äkki lääne peale. Jah, ma olen sellega nõus, aga tegemist väga siis väärt raamatuga ja ajakirjandus väga palju tegelikult tähelepanu saanud ja väga positiivselt kaja saanud ja Andres on ise käinud palju seda raamatu kommenteerimas ja tead on alati hea kuulata teda, on nagu mõnus kuulata, ta on hea jutumees, nii et on väärt raamatuga tegemist ja innustan kõiki tegelikult auhinnast osa saama, nii et. Mainin ära ka, et tegemist on siis 2 eksemplariga 300-st, millel on ka autogramm. Ja, see on väga oluline. Andres Sõbra autogramm on selles raamatus sees, mis teeb selle siis oluliselt uhkemaks kui niisama letilt võttes. Jep, ja on. Aga liigume edasi. Lääne poole siis hakkame rääkima lääne play-in meeskondadest ja Lakersist me juba natuke rääkisime, et selle peal ma ei peatukski. Jah, ma olen nõus sellega Lakersi, ma tulen veel tagasi natuke Lakersi peale, mul natukene hakkasin sügelema, kui ma hakkasin Lakersist rääkima. Ja ma tulen Tallase juures, siis ma panin Tallase 6. Me pole tegelikult nagu puudutanud esimesi sellist 5 meeskonda, me niimoodi vaikimisi võtsime kokkuleppe, et alustame siis Tallasest, aga ma panin nad 6. Mina samuti 6, et ma usun, et graafikuga line-upiga meeskonnaga ja ma siin oma 6 peal natukene jäin kiikuma ja mõtisklema ja niimoodi muigama, et ma tulen tagasi selle juurde veel ka natuke seepärast. Ma arvan, et ma ei taha selle küll nüüd praegult välja öelda, jah, aga ma arvan, et ma heidan pilgu esmalt vastates, enne kui ma vastan su küsimus, ma heidan pilgu Tallase graafikule. Nii. Alustan sellest. Nii. Tallasel on pigem lihtne graafik. Räägin ka selle ära niimoodi kerge muigega. Kõik siis mitte Lakersid väga nagu surve alla pannes, aga lihtsalt selles, et hoida väikest põnevust. Nii et raskemad vastased, kes tegelikult leiame, on Washington, kelle peale natukene küll peatusime, Nets, Pelicans, Toronto kodus ja Miami, Memphis võõrsil. Ei ole just väga raske graafik, mida siis vahe küll on veel paar mängu tegelikult Lakersiga, Lakersi vorm pole väga hea olnud. Ei saa küll öelda, et nüüd Tallase vorm oleks olnud nüüd midagi väga mega ülihead, aga meeskond tegelikult mängivad suhteliselt viisakat. Okei, Kristaps Porzingis on küll olnud nädala alguses jälle väljas siin 2-3 mängu, see on väike tagasilöök, vasakand annab ikka tunda.
ei ole veel saanud sellest üle. Pikk mees võib-olla võtab natukene vigastus, ravimine kauem aega, aga peaks olema varsti tagasi, et ei tohiks väga kaua olla välja. Josh Richardson on muidugi puudusatsist, mis on võib-olla väike. See ongi selline väike vigastus, et ma arvan, et ta on juba questionable järgmiseks mänguks, mis tähendab, et on täiesti tõenäoline, et isegi saab platsile. Nädalavahetuse peaks juba, siis täna homme äkki isegi peal olema. Ja lisaks veel kimbutab tegelikult vigastusi veel siin siis Dorian Finney-Smithi, Maxi Kleberit, Chase Reddicut. Samamoodi kõigil pisivigastused ikkagi. Mis tegelikult nagu annab natukene tunda, aga ei ole ka nagu piisavalt nagu suur põhjus, et miks ei võiaks, ütleme, Tallas ja järgnevast, ütleme siis maikuu graafikust üle 50% võitma. Okei, viimasel on muret teinud Lukal natukene vasak küünarnukk, aga on mänginud läbi selle suure valu ja tundub, et vist äkki ravitakse see niimoodi jooksvalt välja, sest et tegemist on nagu suhteliselt nagu, ütleme siis, läbi mängitava vigastusega, vähemalt siis nagu vähemalt siis tema jaoks. Seda nii-öelda sportlased lasevadki läbi sellest. Et tundub, et see on natukene siis võib-olla kas või plussiks Tallase juures, aga et nad saavad ikkagi omad Lukat, mis võib olla siis väga oluline just selle juures, et nad võib-olla jõuavad viiendaks. Ma arvan, et see on matemaatikas võimalik. See on teoreetiliselt võimalik. Aga kas seda ka nagu päriselt juhtub, ma ei ole kindel. LeBron peaks tulema tegelikult tagasi, ütleme siin, ta pidi tegelikult tulema nädal aega peale Davis tagasi. Nüüd pole nagu viimast sellist update olnud. Davis on tagasi juba nädal aega olnud. See tegelikult nagu, kui ma nüüd vaatan, siis see peaks juhtuma täpselt nüüd, kui Davis peaks tagasi, või see LeBron peaks tagasi olema, aga ei ole veel tagasi, nii et võib-olla on natukene suurem see vigastuse siis ütleme põhjus, mis on tegelikult olnud. Viimased mängud omavahelised ka ära neil, nii et selles suhtes, et hetkel on parem meeskond. Ja Tallas on tõusnud alt, kui me siin tegelime siin saate hiljuti alles ja rääkisime Mavericks, siis Mavericks ei olnud top 10-ski ja täna tegelikult me paneme ta juba 6-ndaks, nii et ma arvan, et Tallase fänn on hea olla täna ja on põnev olla. Alates sellest hetkest, kui need Luka draftisid, on Tallase fänn hea olla. Juba Maren Novitski draftimisega hakkas. Ma arvan, et Eestis on tänu Tirkile hästi palju mängumehi, kes või siis kas või korvpalli vaatajaid. Sinul on nad mitmendal kohal siis? Ma panin need 6-ndaks. Ma panin ka 6-ndaks, et see on selline soliidne konkreetne aus. Kuna me Lakersit ei toonud mängu, siis ma panin need 6-ndaks. Clippersi play-offi match-up esimeses ringis samamoodi nagu eelmine aasta. Saab põnev olema. Ma arvan, et... Aga mitte pikaks, ma ei paku 7 mängu sinna tegelikult. Ma arvan, et Clippers on parem 4-2. See on Clippersil on parem hoog ka natukene. See on isegi optimistlik, ma isegi võib-olla ei oleks nii optimistlikult öelnud, aga... Ma arvan, et Luka Magic võtab 2 mängu ära. Ei vaid, et seal on Magicut kõvasti, nii et võib-olla, kindlasti, ei. Järgmine meeskond praegu listis on meil Portland Trail Blazers. Ma Portlandi tulevikku ei näe nii helgena kui nüüd. Ka mina mitte, kaitse on liiga kehva lihtsalt, see ei toimi. Portlandi puhul on minu arust väga huvitav küsimus nüüd see, et mis siis edasi, kui see aasta ka nagu ei toimi, kaua võib nii-öelda selgelt midagi paranda, et Lillardit ma ei usu, et liigutatakse, et ma arvan, et Lillard nagu jääb selles suhtes, ma arvan, et kui liigutatakse kedagi, kui otsustatakse, et no me ei üritati parandada, kaitse oli kehva, kõik muu, eks ole, nurk ei ole nüüd maailma parim kaitse ka, Covington võeti. Kui nurk on hea kaitse, kindlasti väga palju soliidsem. Ta on korralik, ta ei ole nüüd kehva, aga lihtsalt backcourti McCollumi ja Lillardi selline duo seal, no on kaitses väga kehva, mõlemad selgelt ründele orienteeritud mängijad. Lillardi viimasel ajal selline tempo on ka raugenud natukene, ei ole nii hästi mängijad. Ei ole MVP reisis sees ka enam meest. Aga mida Portland teeb tulevikus, mida suvel teha, millal nad otsustavad, et aitab nüüd tuleb ära, millal otsustatakse, et Terry Stotts vahetatakse välja muide, Terry Stotts peaks olema 4. treener praegu. Ajaliselt, kes on kõige meeskonnaga olnud. Aga ei võideta, kõige parem tulemus, see on ikkagi Lääne konverentsi finaal. Ja Lillard jääb iga aasta vanemaks, siin ei ole midagi öelda. Kas sa siitisid McCollumi peale, et McCollumist on äkki? Ma arvan, et McCollum vahetatakse välja, mingi hetk on mingid muutusi vaja. Kuigi nad on öelnud selgelt, et nad seda ei kavatse baari lahku lüüa, aga no mingi hetk mingid muutusi on vaja teha või midagi peab muutuma, sest kui nad ka see aasta ei võida, kus nad pidid olema nii-öelda see must hobune, et Charles Barkley teadis. No ka ma ise arvasin panin nad väga kõrgele meie siin varases saadetes, et ma ootasin niivõrd palju rohkem, aga tundub ikkagi see isegi Norman Powelli lisamisega. Tundub lihtsalt kaitse on liiga kehv. Powell on hästi mänginud, aga kaitse ei püsi ja sealt tulevad, nad on 29 meeskond kaitses liigas. See ei ole tiitli konkurent. Selle vastu ei saa. Ja midagi roosilist pole siin öelda ka Portlandi fännidele. Järele graafik on ülikeeruline. Vastased on Lakers, Spurs,
Houston väga tugev meeskond muidugi. Aga kohe tegelikult tulevad jah, siin Nets ja Boston kohe ja Atlanta ja Cavs ole, nii et ja sealt siis jah, tegelikult kodus väga rasked mängud ja mitmendaks sa panid selle kõige tulemusel? Ma panin need 9. Ma nüüd tunnistan, et ma eksisin varem, kui ma panin nad 3. lausa endal põhihooajal, ma panen nad täna 10. kohale. Play-in'i saavad mängima, võib-olla play-in'is võidavad ära, nad võivad selline meeskond olla Dame Time. Tuleb. Ja tuleb ära lihtsalt, et jõuavad ilusti play-offi, tahaks küll loota. Aga meeskond, kes minu arust on väga sümpaatne, väga positiivne. Paberi peale vaadates väga vinge meeskond ja väga tugev meeskond. Aga järgmine, tuleme Memphis juurde siis ja ma panin Memphis 8. kohe. Mina panin Memphis 7. Ma panin kohe ära selle põmpsu. Jah, sa panid veel kusagil kõrgem. Väga huvitav ja väga lahe. Väga meeldib, eriti kui Jaren Jackson nüüd tagasi on. Mulle on Memphis üks praegusel hetkel lemmikmeeskondi läänes. Et Jean Morant, olen fänn. Muud, reaalselt ongi Jaren Jackson tagasi ikkagi. Grayson Allen. Mehed lammutavad. On väga vahva tegelikult vaadata, siin ka tegelikult Valanciunas mängis väga hästi, kus ennem seda, kui ta vigastada sai, nüüd on viimased mängud nüüd tagasi olles ei ole veel nii käima saanud, nagu ta siin vahepeal tegi, aga Chrislisi poole hoidjana või siis ütleme pöide hoidjana võin sulle öelda ja uudise, et Chrislise graafik on üks lihtsamaid. Võib-olla nad sellepärast on ka mul 7. kohal, et usun, et nad võidavad päris palju mänge. Kellega nad mängivad? Siin on 2 korda Orlando, kodus on tulemas vastu New York Knicks, Minnesota, Detroit, Toronto, New Orleans, uuesti Dallas ja veel 2 viimast mängu. Ma tahaks öelda, et kõik on võidetavad mängud. 2 viimast on veel Kingsiga. Nii et päris viimane mäng on siis võõrsi tegelikult ka veel Warriorsiga, aga suhteliselt hea match-up. Warriorsi mäng võib olla üliotsustav ja ülipõnev muide seal tulevikus. See võib olla otseselt 1-1 päris isegi selline match-upi mäng, kus viimase sekundi visemiks mitte isegi võiks otsustada positsiooni. Sa tahad ikka eriti põnevaks asja. No miks mitte, ma olen ennem näinud, kus siis oli veel vana süsteem, kus mängiti 8. ja kindlasti mäletad mina Denveri sellisena Timberwolvesi reid. Mul oli ette juba tahtsin korra seda mängu mainida, aga mõtlesin, ma ei hakka liiga palju. See on mul siiamaani hingel, ma ei saa sellest lahti. Juba Jimmy peal ma tahtsin see oli üks kõige ägedamaid mänge, mida ma olen kes jõuab play-offi, kes ei jõua, oli siis mänguks see aasta oli 18-19. See oli üks 3 aasta tagasi võis olla küll. Oli 18-19 või 17-18. Pigem 17-18, sest Nuggets on viimased aastad juba play-offisse mänginud ja nad on seal pildis olnud. Aga tagasi Grizzlise juurde. Ma oleks ikka edasi liikunud väga. Egert pani 7. Mikk pani 8. nagu me enne alguses kohe rääkisime, liigume edasi siis äkki. Ma oleks jõudnud ühe tiimini, kes ka iga aasta ikka käib play-offis ära, aga see aasta... No pigem mitte. Pigem mitte, jutt siis San Antonio Spursist, teramad fännid juba said aru, kellest jutt. Ma panin 10. Ja panin 9. Ja ma ei näe, et sealt nagu väga tuleks see aasta kuidagi. Popovitš just ütles, et isegi väga head mängud, et Derek White on selleks aastaks vist kokku pakitud ja kahjuks teda me enam täna ei näe, see aasta siis enam ei näe, et ülejäänud mehed küll terved, aga ei ole seda minekut. Rasked vastased on ka ees ja selles suhtes Lamarcus on läinud ka nüüd meeskonnast. Seal on positiivsed noote. Mängib Demonte Murray mängib väga head mängu hiljutiselt just siin nädal keskel tegi triple-double, mis oli vist juba 4. aasta temal, mis on nagu noore mängumehe pealt. Ma usun, et Deonte võtab üle selle satsi järgmine aasta, kui on tegelikult kadunud ka DeRozan, mis me eeldatavasti ma arvan, et ta suvel läheb ära, et vabagendina ta ei pikenda lepingut, nii et väga põnevad ajad on ootamas ja üleüldse kauem ütles tegelikult Popovitši näemegi treenerina, ega seegi on tegelikult küsimus, et võib-olla oleks aeg uueks väljakutseks. Uueks näoks, uueks pursiks. Ma usun, et see uus purs tegelikult tuleb selle sama vana pursis sööist, ma arvan, et see tõuseb üles. Ma pigem arvan, et see on pursi stiil ka selline selles suhtes, et aga sinul olid nad siis? Ma panin 10, sest et midagi ees ei ole lõbusat oodata. Ja minul 9. kohal. Sest et schedule on väga raske. Kohe 1. mai sõitakse üle Bostonisse, siis 2 päeva, siis Sixers 2 päeva hiljem kodus ja edasi 2 mängu Utahs. Ülikeerulised mängud. Ma arvan, et need saavadki olema siis just sellised Utah Jazz, mitte Utah Jazz, aga siis Spursi selle hooaja sellisteks kirstunaheladeks, et need mängud kaotatakse ja tullakse nukrad tagasi ja edasi. Milwaukee ja Nets ja New York Knicksi vastu isegi on. Ma arvan, et siis on vist juba läinud juba ütleme selline rõõm on läinud, kuigi 10. koht nende jaoks on. Ja kodus on 2 korda Suns veel lõpuks.
sellega lõpeb hooaeg. Ma arvan, et sellega lõpebki hooaeg. Et üliraske. No kui nad jäävad 10. Play-in'i saavad mängida, aga play-in'ist nad edasi, ma usun, ei jõua. Ma arvan, et minul siis on play-in'is 9. kohale märgitud ongi Spurs ja siis 10. kohale Portland. Ja ma arvan, et Portland, kuigi kaitse on kehva, ma arvan, Portland jõuab edasi sellest match-up'ist. Mul on täpselt vastupidi, aga stsenaarium sama on, et ega siin ka pole midagi veertada. Küll, aga ma usun, et natukene roosilisem seeria on järgmisel satsil, ehk siis ma usun, et Warriors on see sats, kellele peale võiks rääkida natukene rõõmsamatest hooajatest, neil on suhteliselt, ütleme siis, lihtsam kalender ees, neil mänguvorm on läinud piisavalt hästi, vanameister Curry on MVP. Elu pea parima soos. Aga see MVP siis tagasi just natukene võib-olla liialt öelda. Pigem ei ole, sest meeskond on liiga taga. Aga mees ise enesest on nagu vana hea Curry, kui sa vaatad teda ja ees on ootavast pigem kerge kalender, et just oli mäng Minnesotaga siin, ütleme nädala keskel. Edasi siin nüüd tuleb Houston, sealt siis Pelicans. Jah, Pelicans 2 korda Oklahoma, 2 korda kusjuures ka Pelicansi vastu. Kõik meeskonnad, kes on tagapool. Mis on tegelikult nagu kõik on nagu võidetavad mängud siiamaani. Et ei ole nagu... Utah ja Phoenix muide väga huvitav on ka see, et kui nad lähevad 8. play-offi, eks ole, ütleme siin Warriors jõuab 8. läbi play-in'i sisse, ma arvan, et Warriors on meeskond, kes võib Utah'le probleeme tekitada. Ja ma arvan, et isegi Phoenixile. Ma usun, et Phoenix on liiga hea meeskond. Kokkuvõttes Phoenixil on liiga palju nad on parem erinevaid aspekte võimalik, et sul on õigus, aga me näeme seda veel. Ma usun, et põnevad match-up'id tulevad anyway. Kui nad jõuavad, ütleme, sinu hinnangul ma näen 8. minu hinnangul 7. ja ma usun, et neil ei ole probleeme jõuda play-offi, ükskõik, kes neil siis vastu tulevad selles play-in süsteemis. Ja sealt edasi, minu hinnangul ütleme, jäävad 7. tuleb vastu. Ma arvan, et Suns võidab ära, kusjuures. Ma selle peale ei peatnudki enam, aga ma arvan, et Sunsi run on piisavalt hea ja nende kogu selline viimase aja siis ma arvan ka, et Suns on parem meeskond. On see, et Suns võidab kogu põhjooja minu hinnangul. Okei, aus. Ja ma usun, et see on täiesti põhjendatud arvamus. Aga see ei välista, et kui sa pakkusid Warriorsi 8. mängivad 7. ja sealt tõusevad, ütleme, 7. positsioonile, mis ei olegi nagu tegelikult nagu välistatud, et tulebki Utah Jazz vasta. Ja lõpus neil on tegelikult natukenegi. Muide, meeskonna vorm ühtlasi jällegi meeskond on terve. Vigastusi pole, võidud jälle tulevad. Ja. Küll ütleme välja, et need 2 suuremat vigastust, kes on siis Clay ja Wisemani näol, aga... Pärast Wisemani vigastust meeskond palju paremini liikuma hakanud muidugi. Ja. Osalt on ka muidugi see, et Kelly Oubre on viimasel ka suhteliselt niimoodi mänginud ja mitte mänginud, et nagu me siin tulen tagasi, et võib-olla on see Oubre see, miks ei mängita nii hästi. No vaatab, eks me näeme. Aga Oubre on tagasi ja viimasel ajal natukene siis vasakuga ranna vigast mees vaevanud, aga ei ole vist midagi tõsist ja ma usun, et tegelikult on tegemist väga soliidse mängumehega ja aitab kindlasti palju. Ma olen nõus. Ja hooaja lõpetavad ilusti Memphisega, nagu rääkisime. Ma tahtsin tegelikult veel Pelicansi juurde. Ma mõtlesin lihtsalt, et Warriors lõpetab hooaja mänguga Memphisega, et samamoodi vastupidi, et siis üks põnevamaid mänge loodame, et saame sellest ka siis väikse see on muidugi võib-olla ka juba siuke laveerimise küsimus juba, kes tahab võita, kes juba valib vastast võib-olla. Või mõlemad on juba 7. 8. ja neil on võimalik nagu natukene mängitada neid, kelle vastu nad tahavad mängida. Taktikad lihtsalt tulevad mängu. Et seal võib-olla tuleb nagu ka see otsustavus, kes võidab, kes mitte. Aga siis seal ma usun, et see ei ole võib-olla, kui nad omavahel võib-olla kokku lähevad niikuni 7. 8. et siis nagu suurt vahet väga pole. Et seal on nagu... Viimase meeskonnana, kellest täna räägime... Ma tõin siia sisse ka veel Pelicansi. Ma tahaks rääkida, mitte et seal oleks väga palju põhjust. Nad tõenäoliselt, meil on mõlemal märgitud ka nad 11. et meie usume, et nad ka play-in'i ei jõua. Jah, nii on, jah. Aga... Ja peapõhjus on siis tegelikult, ma ei saa öelda, et vigastused jälle taaskord, aga ei ole meeskond saanud oma potentsiaali kasutada. On palju. See on see meeskond, kes ei ole nagu, ei ole piisavalt kehva ja ei ole piisavalt hea. Praegu, et nad ei ole piisavalt kehvad, et võistelda seal saada parimaid võimalusi top 4 piki jaoks, samas nad ei ole piisavalt head, et jõuda play-offi, et täpselt alla selle piiri, täpselt alla play-in'i piiriga, isegi kui on laiemaks tehtud, et veidike on pettumus, oskad sa öelda, miks nii on? Ma täpselt sellist... Ma täpselt kirjadest ei oskagi leida. Ma olen püüdnud selle peale tegelikult mõelda ja püüdnud seda lahata, miks on, sest positsioonid on hästi mehitatud. Okei, need on tabanud vigastust, aga keda ei oleks vigastust tabanud? Äkki ei sobi kokku meeskond lihtsalt. Et vabalt võib olla, iga meest ei saa kõigiga mängima panna. Ma kusjuures olen mõelnud Steven Adamsi peale, et võib-olla on Steven Adams see, kes ei sobi võib-olla nende sellisesse, võib-olla Steven Adams ja Zion ei sobi võib-olla
tänases meeskonda kokku. Lonsost olen kuulnud, kes peaks sobima tegelikult nende meestega, aga olen kuulnud viskajad ja skoorijad igast elemendist on olemas, et just Lonso võiks ju nagu sobida just kui... Kuigi Lonso pole näinud viimasel ajal rohkem nagu viskajana, ma isegi nagu ei näe, et ta on väga nii puhas mängujuht. Mees, kes võtab ligi... Ma arvan, et ta on hea viskaja, aga ma usun, et ta on ikkagi alati, Lonso on pass first, mulle tundub ikkagi, et esimene instinkt mehel tundub olevat ikkagi sööta seda palli. Aga vabalt peab vist tänapäeval viskama kõik, nii et seda nagunii jah, et aga kuulnud jälle, et Lonsot tahetakse liigutada suvel ikka, igalt poolt tuleb neid jutte välja, et on täiesti õhust, need nagu ei tule, ma usun. Jah, täiesti õige. Äkki nagu nähakse, et see asi ei klapi ja üritatakse midagi muuta. Mis ütleme tänaste selliste meeskondade vaadates, kuhu sa paneksid Lonso, ütleme, kuhu ta võiks sobida, nagu ütleme sellise kõige ideaalsemana? Põhimõtteliselt ma isegi ei tea ausalt öelda. Kindlasti suve tuleb miljon muudatust, tuleb vaba. Lonso sobib praktiliselt igale poole, tegemist on väga hea kaitsemängijaga, oluliselt parem Austin Riversiga lihtsalt. Võtaks niimoodi kokku, mu arust on väga sarnased mängid. Austin Rivers ei saanudki täna kusjuures minutit, nii et ma ikka peame ära tunnistama, et Austin Rivers teenis oma lepingu välja, mis selle peale ei maininud eelmine kord, nii et Denveri mängumehega siis on jutt. Lonso poole tagasi tulles, ma arvan, et ta sobib pea igale poole, kuhu ta maandub, et ma ei usu, et tema on nüüd ka see probleem seal, aga võib-olla lihtsalt otsitakse, võib-olla Pelicans just nimelt tahab natukene puhtamat skoorerit enda pointkaardi positsiooni peale, aga ma ei kujuta ette miks, sest Ingram on hea pallivaldaja, Zion enda suuruse ja positsiooni kohta on väga hea pallivaldaja, ma ei tea, mida nad täpselt otsivad. Okay. Võimalik, et on Steven Adamsi vigastusega on saanud tegelikult Willi Hernan Gomez minuteid ja tegelikult on näidanud suhteliselt positiivset mängu. Seal on ka pigem ju flashid, et nagu korra on jälle silma paistel. Aga Willi paistis sama, jah, ma olen sellega nõus, et Willi paistis juba Kniksis silma, ta paistis juba Charlotte'is silma. Ta on kogu aeg niimoodi samamoodi olnud, silma paistnud ja siis jällegi ära. Ei teagi, milles on nagu, milles võimalik täiesti, ei oska seda põhjust öelda küll, olen nõus. Aga Pelicansil ees 3 mängu Warriorsiga. 3 mängu Warriorsiga, mis on päris huvitav, et niimoodi hooaja lõppu on sattunud. Kõik võivad olla, kui nad kõik 3 võidavad, ei saa nad tegelikult ju maha kanda. Üritati ju tegelikult reisimist vähem hoida kokku, et pandigi need mängud, et siin hooaja alguses või lõpus mängiti teatud meeskondadega kohe ära. Lisaks veel raskemates mängudes mainiks ära veel Sixersi, Charlotte'i, Memphise, kes võib-olla on ka, ja Tallase, kes on siis võib-olla otsesed neile. Kas on otsesed? Ma võib-olla natukene jätan sellise küsimuse õhku, aga ütleme siis Lääne konverentsi ikkagi play-offi nõudlejad, et suhteliselt keeruline isegi on nende selline lõpp. Ma arvan, et see tulebki sellisest nukratest hoonedest, nagu ma ei tahtnud eelmist saate just lõpetasime nukrat, nüüd ei taha täna niimoodi rääkida, aga ma arvan, et Pelicans on leidnud omale Eestis palju fänne, Zionil on palju fänne, Ingramil, ma usun, et on tegemist soliidse mängumeiga, neil peaks olema hea tugev. Zion tundub ikkagi, et liigub selles suunas, et võib olla, kui tervis püsib liiga nägu järgmised 10-15 aastat. Olen nõus sellega on. Aga sellega võtakski tänase saate kokku. Play-inist rääkisime ära. Kui teil on mingid küsimusi, ennustasi, pakkumisi, võite kirjutada meile kirjad, võite kommentaarid kirjutada, kõik võtame vastu. Täname veel kord võimaluse eest Apollot, Andres Sõbra autogrammiga raamatu treener, loosime välja meie Facebooki grupis Hitijaht, link tuleb ka video alla, tuleb ka Spotify'sse, seal saate osa võtta. Announcement'ite all seda leiate ja osalemiseks tuleb siis podcasti postituse alla kommenteerida oma lemmik korvpallitreener ja siis lühike põhjus miks. Ja ongi kõik ja kõikide vastanute vahel loosime siis välja selle enne järgmist podcasti ja näeme jälle, ma arvan, et umbes 2 nädala pärast, ma arvan, et oleks plaan, siis kui on play-off meeskonnad on selged juba, teeme kiire play-off meeskondade analüüsi siis 6. episoodis ja vaatame, kelle siis rohkem õigus oli. Äkki see kloobi punkte. Ma tean, et minul, aga las olla. Okei, selle huvitava fraasiga lõpetamegi täna saate. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, kõike head teile. Nägemist.